Ahoi kotkad, mis toimub siis? Täna on nüüd meil, no see ei ole nüüd täpselt täna, aga ütleme siis see nädal või? Täpselt nädala pärast. Täpselt nädala pärast saab tegelikult siis see aeg, kui me siia kolisime. Ehk siis meil on nagu aastane tähtaeg. Natukene varem sai asju juba kolitud ja tehtud ka. Aga mis see kuupäev oli, mis sa ütlesid, et koos loomadega siia tulime? 11. oktoober. 11. oktoober tulime siis koos loomadega siia. Siis meil oli üks loom rohkem, mitte üks loom rohkem, vaid üks uus loom, üks vana loom, mida enam ei ole. See jäi jäljetud kadunuks, Kairit kahtlustab, et see on Einari kaevus. Ära uppunud. Vaatama minna källi lubanud. Naabrimees Einari kaevus, aga kui Einar on elus, järelikult ta sinna kaevu pole ära surnud. Kui ta oleks selle bakteri kätte ära surnud. Aga ühesõnaga üks loom läks meil vahepeal kaduma. Aga jah, siia me tulime siis niimoodi, et meil oli, paneme pilte vahele siia. Me teemegi niisuguse video nüüd, et teeme natukene ringkäiku, vaatame, mis on muutunud. Ja paneme siis nagu pilte vahele ka, et mis oli alguses ja kuidas nüüd olukord nagu praegu on. Üks jookseb siin närviliselt. Aga jah, see loom koos siis Artsi ja selle mustakassi, mis selle nimi oli, Arliniga, tulid koos meiega siia ja see loom, sellest räägime ka hiljem, tuli nagu hiljem juurde. Aga mis siis oli? Kui me siia jõudsime, siin oli ju tegelikult suur segadus. Meil ei ole palju pilte sellest, mis siin majas sees oli. See kõlab nagu praegu oleks hästi korras kõik majas. Ma ei mäleta, kas me esimeses videos, uus algus oli vist selle esimese video nimi, mis me siin tegime. Kindlasti me videos näitasime rohkem, mis siin majas oli ja kõik nii, aga meil ei ole nagu palju pilte. Mina olen üldse Vilmi ja Kairit teeb siin neid pilti rohkem. Aga meil mingisugused pilt on, et paneme neid pilte siia vahele ja siis nagu vaatame, kuidas oli aga mis siis kõige rohkem muutunud on, ega siin maja peal me tegelikult palju polegi väljast nagu muutunud ju. Väljast on ta suhteliselt sama, mis siis muutunud on väljast majaga aasta jooksul on see, et meil on plastikaknad said suhteliselt ammu juba ette ja siis praegu teeb ju neid katusetöid ja väljast nagu majaga tegelikult rohkem midagi muutunud ei olegi. Aga lähme vaatame siis sisse, mis me siin aastaga oleme jõudnud ära teha. Et siin ka midagi koridori sees eriti muud ei ole, kui siin sai mingi päev tehtud, seda vist pole videos näidanudki veel. Et kus meil see varustuse hoidmisruum nagu on, matkavarustus, matkaseljakotid, metsaseljakotid, magamisasjad, et see sai mingi päev tehtud ära. Seda polegi näidanud veel minu arust üheski videos. Meil mahtud sinna riiulitel ära, kõik vedeles seina peal rippus ja maa seis sai mingid lisariiulid tehtud. Ja siis sees muidugi, mis üks suuremaid asju, mis sees on tehtud, on need korstnad ju. Et see on nüüd see köögikorsten, mis sai nüüd viimati, see on veel pooleli tegelikult üleval korrusel. Ja siin köögis polegi midagi peale selle rohkem teinud ja jah, muidugi see veevärk veel ka. See on ka, mille me saime. Jah. See oli parim päev mu elus, kui vesi tuli. Jah, no räägi, miks see parim päev oli? Sest muidu pesin kaevu juures nõusid. Nii, pesid kaevu juures nõusid? Jah, külma veega. Mõnikord ma tegin vett soojaks, kui olid rasvased nõud. Ja siis ma üks õhtu mõtlesin, et ma ei viitsi nõusi ära pesta, et hommikul pesen, kui ärkan. Ja nüüd tuleb vahele pilt, mis hommikul ees ootas. Jah, et meil oli sükene ämbri teema või siis kausi teema õues. Praegu kraanikaussi ei näita, siin ongi mustad õud ees, me just tulime, räpinast ei jõudnud puhastada. Mis siis veel? Et siin samas üleval kohe näete, ongi see lagi, see on ka videodest näha olnud, on ju. Et see lagi on muutunud, vana sai ju maha võetud. Et tegelikult ei olegi nii vähe tehtud, arvestades seda, et igasuguse muu asja kõrvale, me siin oleme neid asju teinud ja videode kõrvale ja laagrite ja ürituste kõrvale, siis me oleme ikka üht-teist jõudnud ja siis on see ka, ma ei ole vist näidanud veel. Mingis videos sai räägitud, et ülevalt sai näidatud, et siit alt, et siin oli ju see vetsupott ja kõik aga nüüd me tegime sellest nii-öelda juba ajutise garderoobi. Et ennem kui siin päris remonti kõik läheb, siis mingisugused riiulid panin siia sisse ja siia me hakkame ka nüüd varnadest nii-öelda välisriideid tõstma.
et meil on siin praegu seinad on ju ka kõik niimoodi, et noh, kõik on mingisuguseid jopesid asju värke täis, et tegelikult ju otseselt mingid riidekappe ei olegi, mingi paar vana on, mis meil siin alguses olid. Ja siis sai räägitud korstnatest, ehk siis tegelikult esimene korsten, mis sai selle aasta jooksul siin tehtud, oligi ju see üldse, mis on siin see leiliruumi korsten. Keris kajab. ja siia ma ühendangi täna nüüd, kuna külm aeg on uuesti tagasi. Lõpuks selle kerise, millega me pidime juba eelmine talv kütma, aga ei kütnud, kütsime hoopis selle teise metallasjaga. Vot, et nüüd on juba jaheaeg käes, et siin toas olla üldse ja pesta. See sai ju ka tehtud siia sükene ajutine värk. Kuskil videodest on nüüd paaris läbi käinud. Ja siis see müür. Siia korstna taha tuleb siis soe müür veel hiljem, sellepärast siin see vahe praegu sees. Et nii palju on nagu nii. Ja kui pesunurka veel ei olnud, kus me siis pesime ennast? Jaa, ma olin selle täitsa ära unustanud juba. Alguses me tegime ju veel selle telgi värki. Jaa, pesemine käis ja päris alguses hoopis telgis. Ikka jälle pilti vahele ja... Aga jah, no nüüd on päris mugavustega värk, isegi ajutine mugavustega värk. Aga no majasega mina sinna allkorrusel me ei olegi vist midagi rohkem teinud ju. Jah, et vaatame jälle siis üles ja paneme jälle pilte vahele, mis on üleval muutunud vahepeal. Jah, siin üks päev tegin uue luugi ka. See leile. Et kassikindlam luuk, siin oli vanasti lihtsalt mingi penotükk, aga nüüd on niisugune luuk, et natukene nagu parem, noh. Et saaks vähe tummisem, raskem luuk, siit kass enam üles ei lähe. Ja no üleval on ka suur segadus siin, nagu ehitusplatsil ikka. Et jah, siin on kõik laiali. Siin on nüüd see pooleli olev korsten veel, sellega peab ka tegelema kohe, sest et enne kui katuseplekki paneb. Ja siin oli ju täielik, jah, siin on kõvasti rohkem aega läinud, kõigega on kõvasti rohkem aega läinud, kui alguses sai ju arvatud. Algul ma mõtlesin, et me esimeseks talveks juba saame siia nii-öelda ajutisse või noh, ajutiselt sisse, et selge oli see, et päris lõppviimistlust ja kõike siin ei jõuagi tehtud esimese talvega. Aga alustasime... Kolmandaks talveks sisse saame ausalt. Alustasime siin juba tuule tõkkepanekuga ja villaga ja selle mõttega just, et nagu altpoolt hakkaks ehitama ja siis saaksin juba talvel olla. Aga siis tekkis ju see teema, et koht peab raha teenima. Et kui koht raha ei teeni, siis ei ole see asi jätkusuutlik. Ja siis me keskendusimegi tegelikult ju sellele asjale, et nii-öelda klientidele tingimused luua. Ja tegelikult endale ka ju. Me ju alguses ju ööbisime üldse selles alumises kämpsas ju kogu aeg. Ja sellepärast oligi seda uut kämpsa vaja, et siis laagrilastel oleks kuskil ööbida ja ka omal talvel elada kuskil. Kui me saime aru, et me ülemist korrust valmis tõenäoliselt ei jõua talveks, siis oli vaja tekitada jah, mingisugused tingimused, et kliendil oleks parem ja kui see omal olla ja siis jäigi see ülemine korrus nagu seisma ja siiamaani nüüd see suvi sai ju ka keskendutud väljas sellele väliköögile ja asjale, aga no seal teeme ka kohe tiiru läbi ja vaatame, mis siis muutunud on nagu selle aastaga, aga jah. Okei, nüüd ongi aeg siis õue minna või? Vaatame, mis õues muutunud on. Ja siin vesi oligi meil algul niimoodi, et siin lae all oli mul üks must kast, et siis survet tekitada tuli siit mustast kastist voolikuga alla ja sinna tuli mingi 0,4-0,5 paari survet sisse. Pesumasinale oli survet vaja. Pesumasinale jah, ja siis me pumpasime sealt kaevust voolikuga siia kasti, et see oli selline hästi kiire lahendus. Et kohe ju ei hakanud siin üles kaevama ja ei olnud mõtteid ja 100 asja oli vaja korraga teha. Ei teadnud, kuidas seda vee asja veel lahendada, kust ja kuidas, aga jah, siis mingi aeg tuli see vesi siis nii nagu ennem sai näidatud sealt juba õuest. Kaevasime ka ennem suuri külmasid selle trassi sisse. Võt, nii, liigume õue. Siin muude asjadega väga midagi muutunud. Kasvuhoonele panime uue selle kile. Jah, kasvuhoonele sai uus kile. Ja seest on ta koristamata ikka suure ajapuuduse tõttu. Ikka on siin veel tomatid koos. Oota, ma toon ämbritäis tomateid, mis mul valmis said. Oota, ma pean näitama neid. Tomatid koos õngedega on ikka siin.
aga jah, ja mis siis veel muidugi? Ja üks suur muutus oli veel, see oli meie loomamuutus, et loom sai ju meil uue kodu. Ehk siis head inimesed annetasid meile oma kadunud koera kuudi. Ehk siis meie loom sai ju omale kuudi ka, vaat see oli ka. Algul oli plaan, et ma ehitan ise, aga siis me saime selle. Ja see on nüüd meie eluka kodu. Aga meie elukas on selle aastaga ka natukene vanemaks jäänud. Temal on tekkinud uued probleemid. Tema ju kuule enam nii hästi, me oleme tähele pannud, et aasta tagasi oli veel natukene parema kuulmisega, aga nüüd on sükene ja siin siis need Kairid. Viimased tomatid, mis ma eile ära korjasin, nüüd nad lähevad kuskile pimedasse ja soojast, nad saavad valmis. No nii hea meel, aga valmis tomateid saime me ka, tegin leitsalt nendest. Ma neid hulka ja kõue vaata elukat. Arvab, et midagi on talle, noh. Ei sobi. Okei, töökojaga pole ka eriti midagi muutunud, sai tehtud see akude laadimisriiul ja seest on ta ikka segamini. Ma ei hakkagi näitama rohkem kui peale selle riiuli midagi, sellepärast et ma alustasin selle koristamist ja siis läks jälle aeg käest ära. Jälle läks aeg käest ära ja ega siin midagi ei jõudnudki. Et siin see riiul sai tehtud ja ülejäänud on ikka veel kahjuks kola täis, aga noh, tähtsamad asjad ennem, et see väike segadus ei takista siin elamist, et midagi pole teha. Vaat nii, hetkel see seis. Ja mis siis veel? Jah, seda ju meil siin üldse ei olnudki, oli just ennem jutt, et siin oli lihtsalt üks võpsik. Siin oli hästi palju seda metsviinapuu, seda võssi. Jah, mingite piltide pealt on kindlasti näha ka, et mis siin selle vana kämpso ümber ka oli. Et seda pole palju, ei alguse videodes on jälle näha, kui võpsik see siin oli. Aga noh, te kindlasti olete unustanud, me leiame võib-olla mingi paar pilti heast vahele siia, et millega näidata, et hetkel on ta jah siit puhtam ja noh, siin on ka ikka paar asja veel poolikud, midagi teha pole. Ja pilt on siit selline, vaade on ilus. Jah, vee poole vaadates tuleb meelde, et tahtsin hirmsasti teha seda paadisilda ka sinna, aga see jääb ka jälle järgmisesse aastasse tõenäoliselt, sest et lihtsalt see aasta ei jõua. Ja siit allapoole liikudes ongi, et ega me siin, see on ju täiesti uus asi ja siin ju oli ka tegelikult, sees oli remonti vaja teha, et siin oli see mingi pleekinud peesvärv ja selle me tegime ära ja Kairit värvis ju selle ka ära, vaata selle sama koha pealt, meil oli vist pilt ka sama koha pealt, et siin on nüüd nagu vähem viisakam see asi praegu. Aga plaan oli ju ka tulevikus panna laud ümber. Et ennem oli hästi must see määrdunud see kollane värv ja siin, noh, tähendab, lähmegi alla ja vaatame selle nurga alt jälle, kust meil pildid on. Et siin oli ju tegelikult hästi siuke massiivne puidust trepp. Ja siis siuke lõkkekoht oli siin ju. Siin olid niisugused puidust servad palkidest, see lõkkekoht oli siin. Ja jah, sinna alla sai ju tehtud ka veel juurde see puude hoidmiskoht ja puha ja. Aga jah, see tünn sai siit liigutatud ju siia teise platsi peale, kus on meil siis nüüd see lõkkeplats ja hiljuti saime ju juurde suured tänud metalliekspertidele muidugi uue suitsuahju ka, millega hakkab siin kõvasti suitsutama. Ongi plaanis siin üks päev nüüd liha teha jälle ja siis teeme üks pikema video juba sellest. Ja mis siis siin on, see ei ole nüüd uus meie paat, vaid see on Aivari paat. Aivari paat. Aga jah, meie paadid on siin. Vat. Ja ega siin vee ääres eriti midagi muud teinud ei ole. Natukene seda maltsa välja veetud siit raunaga, aga no see on ka lõputu töö. Kasvab kogu aeg uuesti ja uuesti tagasi. Aga jah, trepi asemel sai ju tehtud ka uus trepp. Jälle võttis kõvasti rohkem aega, kui algul sai planeeritud ja noh, üks suuremaid töid muidugi oli see siin. See paadikuuri nimeline väliköök siis.
et siia saab tegelikult jah, kui talvel siin ei istu, tõstame paadid ka siia ära ja nimetamegi ta siis paadikuur väliköögiks. Vot, et see on kõige suurem tegelikult see asi nüüd, mis on nagu noh, selle laagrite tegemise ja kõik siin kõvasti mugavamaks teinud on. Sest algul esimesed laagrid meil ei oli, me istusimegi siin õues ja õhtul ja kui vihma sadas, siis ei olnudki mujale ju varju minna kui kämpsa või kämpsa terrassi peale. Ja no nii, mis sa siis räägid veel? Sina räägi nüüd... See trepp on väga hea, aga Timmule see ei meeldi, et ta käib kogu aeg kõrvalt, kogu aeg. Jah, aga sina räägi nüüd, kui Artsi tõenäoliselt Einari kaevus on, siis mis loom sai selle asemele võetud? Bella ja Äll oli nii vastu, ei, me ei võta uut kassi, Artsi tuleb tagasi, kuidas sa asendad? Ja siis me võtsime Bella. Kui me sõitsime autoga tagasi, siis ma tegin veel Ällile nalja, et aga mõtle, kui Artsi nüüd on ukse ees, mis teeme, sest mul on 3 kassi. Õnneks, või vabandust, kahjuks Artsit ei olnud ukse ees. Nüüd on meil Bella, kes on maailma kõige parem kass, Äll tunnistab ka seda, jah, Äll? No, jah. Ta püüab hiiri ja ta on kõige parem kass üldse, nii et ärge palun seda ära varastage meilt, muu kõik võite võtta, Bellat võtke. Kus elukast räägid? Siin ta kohe on. On ja loom, näh, vaata. Tule siia, jaa, siuke elukas. Murdja ja sööb kõike. No vot. Siis siin kalda ääres sai ju tehtud ka pinnase asju sai veetud siia kildu ja täitematerjali, et siin ei oleks nii porine, siin on nüüd okei. No hetkel on vesi üldse hästi madal. Ei ole nagu sadanud enam ammu õnneks, mis on lasknud neid erinevaid töid siin õues teha. Ja siis sai ju tehtud see nii-öelda kivide lõkke koht, ehk siis meie see baaslaager 3.0. Sellele ma võtan nüüd kuskilt videoklipist, võtan screenshoti vahele, sest mul ei ole vist ühtegi pilti, ma ei leidnud vähemalt ennem sellest ühtegi pilti. Näed, loom ei julge tulla siit trepist, tema kardab, see on kummaline elukas. Vot jah, sai see baaslaager ka tehtud, et seal hakkab ka nüüd jahedal ajal rohkem käima, kui tahab natuke auru välja lasta. Võtab midagi head joodavat kaasa ja jääb sinna ööseks ja aga jah, et siin suvel polnud aega ja sääskedega ei taha seal magada. On meil siin veel midagi näidata, mis aastaga muutus või? Hetkel ei tule meelde, no see õues on tehtud igasugust asja. Puukuuri juures sai tehtud see varikatus lihtsalt, kus materjali all hoida. Ja vaatame korra selle juurde ka siis. Jah, et see katus sai tehtud siia ja siin tegelikult juba põhimõtteliselt saab materjal täiesti otsa juba. Siit ei olegi järgi enam midagi. Sellepärast, et need lauad on läinud siit läksid ju kämpsakatusele midagi roovilauaks. Midagi läks väliköögi paadikuuri katusele rooviks ja siin need viimased laiemad lauad, mida ma polegi videos näidanud jälle. Saagisin ma ju lõhki ja need lähevad ju kõik siia katusele nii-öelda tuulutuslistuks. Need on head paksud lauad siuksed. Ei ole mingi 22 nagu tänapäeval, need on siuksed 28 niimoodi isegi. Et vaat need juba õige pikkusega ja lähevadki nüüd siia katuse poolele, kui siiani jõuab tuulutuslistuks, et kõik, mis siin oli ja mida kasutada saab, me oleme ju ka ära kasutanud. Samamoodi ju tegelikult see, jah, jäigi silma, sai siia tehtud ka jälle taaskasutus materjalist ehk siis pööningult teiselt korruselt tulnud laudadest. Meil see kompostikast. Et see sai siia ka tehtud ja muidugi see Vaglafarm, mis siis järgmine aasta hakkab tootma sinna, teeb veel täiustused juurde, mida ma olen mitu korda lubanud, aga noh, ei ole õnnestunud nii hästi siiani. Aga nii, mis veel muutunud on aastaga? Keiu on lasteaiast kooli läinud ja nii palju, et Keiu käis ju lasteaias ka sinna, Ruusa lasteaias ja nüüd ta on Räpina ühisgümnaasium oli või? Räpina ühisgümnaasiumi 1. klassis. Vot, sellest vist pole ka rääkinud või? Jah.
ja ei no ma ei tea, mis me üldse selle aasta kohta oskame öelda siis. On hästi stressirohke tegelikult olnud. Kogu aeg on see pinge peal, et mingid asjad peavad valmis saama. Raha peab saama teenida siin koha peal piisavalt ja kõik see. Et aga jah, üldiselt võib ju rahule jääda. Jõgi on ju väga hea ja kõik üritusi on tegelikult, ütleme niimoodi, et kalastuslaagrite vastu on huvi olnud suurem, kui mina alguses nagu arvasin. Mõtlesin, tahtsime Kesk-Eestisse kohta. Täna õhtul tuleb kalastuslaagri kuulutus. Jah, et saime Kagu-Eestisse hoopis, kartsin, et ei tule kuskilt kaugemalt enam inimesega ikka on tulnud. Vot, et selles suhtes ei ole ju midagi nagu viriseda, aga jah, et see ajapuudus, see pidev ajapuuduse stress, et seda ei jõua valmis, toda ei jõua valmis, aga isegi kui me ei saa ikka veel päris valmis seda ülemist korrust see talv, siis sisse kolimise jagu valmis ikka saame. Jõuluvana tuleb ikkagi üles korrusele, eks see tuleb Loodetavasti, jah. Tobuekassi. Ja jõuame senikaua ikkagi kämpsis edasi ööbida ja eks me oleme siin majas sees tegelikult esimesel korrusel ööbinud ka, kui siin kalastuslaagrid on ja siin see telgis oleme ööbinud ja sest ega see asi nüüd nii hull ka ei ole, ta on lihtsalt vana maja, aga tegelikult hakkad nüüd mõtlema, vaatad neid igasuguseid saateid on Taavi libesaateid. Libesaateid ja niimoodi, et kus inimesed elavad palju kordades hullemates tingimustes veel tänapäevalgi, kus pole vett majas, mitte midagi pole majas ja siis tegelikult meil ei ole ju piriseda siin mitte midagi. Ainus, kes vahepeal vingub, on Keiu, et ta kardab enda sõbrannase külla kutsuda, et kõikidel on nii ilusad majad ja värk. Peaksime Taavi libet vaatama vist Keiuga koos. Siis ta kutsub terve klassi külla, vaata, mis ilusates tingimustes. Mis vaesuses mõned elavad, et tegelikult ei ole hea piriseda midagi. Ma usun, et me oleme selle aastaga jõudnud siin piisavalt teha, arvestades seda, et ega mingit suurt abi ju pole siin olnud meil paar korda on inimesed abiks olnud. Suured tänud Pässile ja Keirile ja kes siin paar inimest Kelli ja Viljem on abis käinud ja Jasper oli korra ja et väikest viisi abi oleme saanud ka, aga põhiaja me oleme tegelikult oma jõududega siin hakkama saanud ja ehitusel pole ju sina saanud aidata, sa oled teinud siin igasuguseid muid toimetusi, ehitusasjadega ma olengi põhimõtteliselt peaaegu üksi tegelenud. Kämpsa juures sa said aidata siin tegelikult päris palju. Ja nüüd sa lammutad ju katust, mina saen neid. Näitest ka, miks siuke segadus. Et see kõik see roov läheb meil jah kütteks, need on midagi ekstra äge saagida, et kõik on naelu täis, aga vahet pole. Iga kord viskad 10 kilo... Mehele rehvi sisse ühe naela. Ei. 10 kilo puitu ahju alla ja kilo naelu välja kühvliga. Et aga ei ole hullu. No, selline video seekord. Aga kuule, inimesed teevad ju sitast ka sai, äkki me saaksime naelu hakata kuidagi müüma mingi logo peale perega looduses. Oskame naelnu. Ja, ei noh, ma ei tea. Ühesõnaga, mis me veel räägime? Ei ole rohkem midagi rääkida. Hetkel ei tule nagu rohkem meelde, mis siin selle aastaga muutunud on. Mingid naljaklippe leidsime ka, aga need tulevad aastavahetusse, et meil on mõned naljaklipid ka kogutud, päris sükene must materjal, mis sobibki ainult aastavahetuse saatesse, kus mingid pulli oleme teinud, aga see jah, sinna on veel aega. Aga senikaua ma arvan, et jah, ega midagi. Järgmine aasta teeme uuesti sellise kokkuvõtva video, siis mis siin aastaga muutunud on ja jah, oli tore, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.